Tere päevast! Minu nimi on Lenno Põder ja ma olen koolitaja Autocert kompetentsikeskuses. Tõenäoliselt oled sina see mees või see naine, kes on huvitatud teada saama sellest, mis hakkab juhtuma 1. juulil 2026 B-kategooria kaubiku juhtidele rahvusvaheliste vedude teostamisel. Nüüd hakkabki üks väike veebiseminar sellel teemal, kus ma selgitan lahti kõikvõimaliku informatsiooni olulise, mis seda asja puudutab. Nii et oled õigel ajal õiges kohas, säti ennast mõnusalt kuulama ja kindlasti ma soovitan kirjuta asju ülesse, mõtle kaasa, kuula lõpuni ja kui tekib küsimusi, siis saad igal ajal neid mulle meilitee peal esitada. Nii et oleme valmis, veebiseminar B-kategooria kaubikujuhtidele algab kohe. Kuid enne veel tahaksin teile anda teada natukene sellest, mis asi see Autocert kompetentsikeskus üleüldse on. Sellepärast, et me kohtume praegu teiega siin võib-olla esimest korda ja kasulik oleks teada, millega me tegeleme. Autocert on siis juba 15 aastat peaaegu tegutsenud kutseliste autojuhtide koolitajana. See on meie nagu igapäevane professioon ja töö. Kutseline autojuht peab iga 5 aasta tagant läbima täiendkoolituse, nii et sellega me tegelemegi. Teema, mis on murekoht olnud aastate pikku veoautojuhtidel, on olnud töö- ja puhkeaeg ja sõidumeerikud. Ja sellele meie firma tegevus baseerubki. Meie prioriteet number 1 on olnud aastaid just nimelt seesama töö- ja puhkeaeg ja sõidumeerikud. Selle jaoks, et seda kõike nagu õppida ja täiuslikult selgeks saada, me oleme ise tootnud oma põlve otsas üle 50 õppesimulaatori, sõidumeeriku õppesimulaatori VDO ja Stonerits, millega saab siis ise riskivabalt kõik harjutused ära teha, just sellepärast, et seda nagu aru saada, kuidas see asi täpselt käib. Siis Autocert on Tahoskani tarkvara esindaja koolitaja Eestis juba alates 2013. aastast. Tänaseks on Tahoskani tootjafirma ühinenud sellise firmaga nagu Eurovaag ja sellest on saanud üks Euroopa kõige suuremaid töö- ja puhkeaja sõidumeerikute kompetentsikeskuseid. See on võimas firma, meie seljatagune ja Tahoskan tarkvara kasutavad 27 riigi politseid, tööinspektsioonid, kontrollijad, selleks, et autojuhtide töö- ja puhkeaja reegleid ja sõidumeerikute kasutamist kontrollida. Nii et meil on sama info käes, mis on politseidel. See on super. Üle 50% Eesti kutselistest autojuhtidest käib Autocertist ennast koolitamas. See on väga suur number ja see ütleb selgelt, me oleme selles valdkonnas täielikult turuliidrid. Pole inimesi autojuhte, kes meid ei tea. Meie üks tees või siht on alati olnud see, et me ei ole lihtsalt puhtalt teoreetikud, vaid me käime ka ise veoautodega sõitmas, et saada kogemust, et näha, mis päriselus toimub ja siis vastavalt sellele kujundada välja koolitused sellised, mida on tegelikult vaja just päris maailmas. Nii et see on meie asi, kõik meie koolitajad sisuliselt käivad veoautodega sõitmas ja omavad kutselise autojuhi kogemust. Siis veel üks asi, mida ma toon siia tänase teemaga väga hästi seostub, on Digimeerik OÜ, kellega me teeme suurepärast koostööd. See on sõidumeerikute taatleja, vahetaja, kalibreerija, remontija, know-how omaja. Koostöös meiega siis me moodustame siis Eestis väga tõsiselt võetava sõidumeerikute kompetentsikeskuse. Kõik saab siit ühest kohast kätte. Autocert on ERA, Eesti rahvusvaheliste autovedajate, autoettevõtete liidu ja ELEA liige, nii et osaleme ka siis kutse või ütleme siis valdkonna erialaliitude töös ja põhitegevus on koolitamine, aga mitte ainult, informeerime, kirjutame artiklit, teeme videoõpetusi, abistame, et kui on mingisugune probleem, mingi küsimus, siis pöörduge meie juurde ja siit saab sellist tarka kasulikku abi meie poole pealt. Nii et see on Autocert. Kutsun ka teid jätma see endale meelde ja kui tulevikus on vaja tegeleda siis töö- ja puhkeaegade sõidumeerikute koolitustega, siis ma loodan, et pöördute meie poole nendel teemadel. Võtame hea meelega vastu.
Niisiis, alates 1. juulist muutuvad siis 2,5 kuni 3,5 tonnise täismassiga kaubikud, mis teostavad rahvusvahelisi vedusid või kabotaasvedusid võrdväärseteks veoautodega. Nad peavad hakkama kasutama sõidumeerikud ja juhid peavad hakkama täitma töö- ja puhkeaja nõudeid. Hakkab kehtima hunnik seadusi, mis on siin, vaadake siin slaidi all kohe kirjas, määrusid, Euroopa Liidu omasid, 165/2014, sõidumeeriku kasutamise seadus, 561/2006 töö- ja puhkeaja reeglistik ja teatud juhtudel, kui teostatakse teatud tüüpi vedusid, siis tuleb täita ka lähetusdirektiivi nõuded, see on 2020/1057 ja muidugi ka Eesti liiklusseaduses peatükist 5 teatud punktid. Kõiki neid seaduseid saab kätte meie Autoserdi kodulehe pealt seadusandluse menüüpunktist. Ja ma võtangi originaalseaduse, lõikasin seadusest välja, tõin siia teie ette ja see on siis määrus 561 autojuhi töö- ja puhkeaja seadus, millega siis kaasneb ka sõidumeeriku kasutamise kohustus. Ja seal olev artikkel 2 ütleb M3, see on siis uuenduse versioon ja punkt AA on pandud siis siia siuke nagu uuendus sisse. Alates 1. juulist 2026, siin on õigemini niimoodi, artikkel 2. Ehk siis töö- ja puhkeaja sõidumeerikute määrus kohaldatakse autoveo korral, mille puhul on tegemist. Ja punktid AA alates 1. juulist kohaldatakse seda rahvusvaheliseks kaubaveoks või kabotaasveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos mis tahes haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni. Varasem punkt, mis ütles, et veoautot peavad sõidumeerikud kasutama, oli see punkt A. Näete, kaubaveoks kasutatavad sõidukid, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 3,5 tonni. See oli nüüd varem ja on loomulikult praegu ka, kuid alates 1. juulist 2026 tuuakse see nii-öelda tonnaaži piirmäär allapoole 2,5 tonni peale. Ja samas seaduses määrus 561 artikkel 3 on siis olemas. Käesolevat määrust ehk siis töö- ja puhkeaja määrust ehk siis sõidumeeriku määrust ei kohaldata vedude korral, mille puhul on tegemist. Punkt H ja A ütleb, mille puhul on tegemist kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni. Kui te ületa 3,5 tonni, toob ära selle vahemiku, need B-kategooria kaubikud, juhul kui, ja nüüd on hästi oluline, kui vedu ei toimu rendi või tasu eest, vaid ettevõtte või juhi enda kulul ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus. Mida see tähendab? Mida see tähendab? Vaat sellest on nüüd vaja nagu aru saada, sellepärast just nimelt erandid huvitavad meid kõige rohkem. Kas ma ikka pean hakkama seda sõidumeerikut kasutama või on ikka mingisuguseid variante, et ma ikka seda tegema ei pea? See on vaja teada saada. See on minu jaoks hästi oluline koht praegu. Nii et kui siit nüüd edasi minna, siis kokkuvõtvalt võib öelda niimoodi. Kes peab meerikut kasutama ja kes ei pea. Kaubikut peab hakkama meerikut kasutama siis. Kui kaubiku täismass koos haagisega on 2,5 kuni 3,5 tonni. Okei. Tingimus on see, et ainult rahvusvaheline kaubavedu läheb sinna alla. Ainult need, kes rahvusvahelise kaubaveoga tegelevad. Ja see ütleb juba ära, et kõik need, kes Eestist sõidavad, sinna alla ei kuulu. Rahvusvaheline kaubavedu tähendab see, kui sa lähed Eestist, võtad koorma peale ja lähed viid selle kuskile mujale maale. Või vastupidi, võtad välismaalt kauba peale ja tood selle Eestisse, see on rahvusvaheline vedu. See sinna alla läheb. Samuti kuulub selle meeriku kohustuse alla kabotaaž. See on nüüd spetsiaalne termin
sellise veo kohta, mis tehakse teises riigis siseveona. Ehk siis, kui sa lähed Eestist, võtad koorma peale, lähed sellega Saksamaale, paned koorma maha, siis sa võid 7 päeva jooksul Saksamaal teha 3 sisevedu. Ehk siis, et siseveod ongi kabotaasid. Kabotaasi tegemisel sul sõidumeerik peab loomulikult siis olema. Just nimelt. Nii et see on niisugune nagu üldine piir ja see nüüd kõik ütleb seda ära, et kui tegemist on puhtalt Eesti sisese veoga, siis ei mingit sõidumeerikute kohustust ei ole vaja. Kui auto sõidab ainult Eestis sees, meerikut kasutama ei pea ja pole pealega vaja paigaldada. Väga lihtne. Nüüd teine asi, mis on väga asi, on omal kulul veod. Sealt tuli välja. Omal kulul veod, kui sõidukimine juhtimine pole juhi põhitegevus. Sellest me räägime pikemalt siis siin just nimelt omal kulul vedude osas võib peituda sinu potentsiaal sellest kohustusest pääseda. Seda peab täpselt teadma. Veel, kui sõiduk või see kaubik ei ole mõeldud kaubaveoks. Kas siuksed asju ka on olemas? Näiteks on palju veoautosid, mis ei ole mõeldud kaubaveoks, näiteks kraana. Ta pole kaubaveo kohta. Näiteks hakkepuidumasin, mis purust teeb hakkepuitu, sellel ka ei ole. Näiteks betoonipump, millel puudub betoonimikser, ei ole ka kaubaveoks mõeldud. Näete, suured masinad, aga pole mõeldud kaubaveoks. Kaubikute puhul on sama. Nad on küll kaubikud, aga ei ole mõeldud kaubaveoks. Kas midagi sellist on? See on küll imelik, aga ma ise mõtlesin oma peaga, et näiteks kui kaubik on ümber ehitatud sõidukite remonditöökohaks. See sõidab edasi-tagasi, kuskil käib, läheb metsa objektile, remondib seal, tal on mingi tehnika peal, mida siis see kaubiku juht ise mehaanikuna kasutab. See ei ole ju kaubavedu. Järelikult vabastatud. Me räägime siin kaubaveost. Ja oluline punkt, see meeriku kohustus ei laiene ka reisijate veole kuni 9-kohaliste bussidega. Et siin ka reisijate veole see ei laiene. Edasi, mida tähendab siis rahvusvaheline vedu? Rahvusvaheline vedu on nüüd lihtne. Ehk siis sina pead siis aru saama, et kui sa tegeled millegi sellisega, siis meeriku kohustus tõenäoliselt võib tekkida. Aga rahvusvaheline vedu on siis see, et näiteks võtad Eestis koorma peale, sõidad sellega välismaale, paned seal maha. See on rahvusvaheline vedu. Või siis näiteks võtad koorma peale teisest riigist, viid selle veel ühte omakorda teise riiki. See on ka rahvusvaheline vedu. Aga nüüd vaadake, nende 2 veo erinevus on see, et nad kuuluvad nagu erinevate mõistete alla. Kui kaubavedu on seotud Eestiga, puhtalt kas siis alguse Eestist või lõpeb Eestis, siis nimetatakse teda veel eraldi 2-poolseks transpordiks. Neid spetsiaalseid terminid on vaja teada, kui sa teostad taolisid vedusid. Sellepärast, et siis võib rakenduda Euroopa Liidu lähetusdirektiiv ja peab ekstra nõuded veel täitma. Aga see, kui sa võtad võõrast riigis kauba peale ja viid selle teise võõrasse riiki, seda nimetatakse cross-trade. Vana koolimehed ütlevad, et Euroopa sisevedu. Või siis näiteks, kui sa võtad koorma peale võõrast riigis ja paned selles samas riigis maha. See on võõras riigis tehtud sisevedu ehk kabotaaž. Kui aga võtad koorma peale välismaalt ja tood selle Eestisse, see on ka rahvusvaheline vedu, aga läheb mõiste alla 2-poolne transport. Nii et cross-trade'i ja kabotaaži puhul rakendub Euroopa Liidu lähetusdirektiiv ja tuleb teha lähetustõendid. Aga sellest juba hiljem. See on juba niisugune nagu oluline punkt küll, aga nii ta on. Nii et selline. Kuid minu jaoks kõige olulisem või nagu päästerõngas paljude kaubikufirmade puhul on see, et kas see vedu võib olla sul, mida sa teed omal kulul vedu. Ehk siis me peame natukene mõtlema sellele, mis see omal kulul täpsemalt tähendab, see on ametlik termin transpordis. Ja teine asi, mis seal oli veel, on see, et kui toimub omal kulul vedu, siis vabastus kehtib ka sellisel juhul, kui sõiduki põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine.
kuskil toodi välja, et sõiduki juhtimine, kui me ütleme, et ta ei ole juhi põhitegevus, et siis võiks olla see moodustada tema tööst kuni 30%. Kusagil lahendistes, kohtulahendistes on välja toodud. No jätame sellega meelde. Veel vabastus omal kulul vedudele kehtib siis ainult 2,5 kuni 3,5 tonnise täismassiga kombinatsioonidele nii era- kui ettevõtte kasutuseks. Ja siin on nüüd hästi tähtis ka see, et me täna keskendume kuni 3,5 tonnini. Sellepärast, et nii kui 3,5 tonni täismassi piir on ületatud, siis võivad kehtida juba ka kaubikutele koos saagistega näiteks teised reeglid. Ja tänane veebiseminar keskendub ainult siis 2,5 kuni 3,5 sellele vahemikul. Jätke see kindlasti meelde, et see on hästi oluline. Sest et kui sinu kaubik näiteks koos saagisega läheb üle 3,5 tonni, siis omal kulul vedu teostades ettevõte peab ka kasutama meerikut ja seda juba praegu ka. Selline seadus praegu kehtib. Kuid üle 3,5 tonniste osas on vabastus ainult mitteärilise veo teostamisel kuni 7,5 tonnise täismassini. See asi võib minna natukene segaseks praegu, eks kas pole juba vaikselt, aga see sõidumeerikute ja töö ja puhka maailm ongi selline asi, et seal on niisugune nagu jäämäe efekt, on jäämägi, kus enam-vähem asjad on nagu selged, aga on olemas niisugune nagu veealune maailm, kus on palju segaseid momente, mis tekivad erinevatest asjadest. See ongi see maailm, mida meie ka siin autoserdis nagu kogu aeg puurime, oleme kursis. Aga ma tegin sellise tabeli, nagu et kui me räägime kaubikute täismassidest siin vahemikus 2,5 kuni 3,5 tonni või siis üle 3,5 tonni ja kuni 7,5 tonnini, siis need tasuks nagu selles mõttes ikkagi jätta meelde, et kui toimub omal kulul vedu, siis eraisikul kuni 3,5 tonni sõidumeeriku vabastus, jah. Ettevõttele kuni 3,5 tonni omal kulul vedu, sõidumeeriku vabastus, jah. Aga vaadake, nii kui läheb üle 3,5 tonni ja seal on ka määr kuni 7,5 tonnini, siis eraisik, kes teeb oma iseenda vedu, ehk siis nimetatakse veel eraldi mitteäriliseks veoks, see on puhtalt eraisiku nagu oma vedu. Näiteks viib oma klaverit Eestis siit Saksamaale, tütar läks muusikakooli Saksamaal, viib oma klaveri siit sinna kaubikuga, täismass läheb üle 3,5 tonni, ta ei pea ka sõidumeerikut kasutama, sest talle kehtib vabastus. Aga kui näiteks ettevõte viib oma mingisuguseid tööriistasid Saksamaale kaubikuga, mis on üle 3,5 tonni, see on omal kulul vedu, siis seda vabastust ei ole. Kõigepealt me peame aru saama, mis asi on omal kulul vedu. Ja see on hästi oluline mõista seda. Nii et süübime nüüd sellesse põhjalikumalt. Mis on omal kulul vedu siis? Et omal kulul vedu on ettevõtte enda tarbeks tehtav veoteenus. Mitte tasuline teenuse osutamine. See on nagu iseenesest justkui tundub nagu lihtne, et kui ma teen veoteenust, saan sellest, küsin raha, siis see on tasuline veoteenus, aga kui firma veab lihtsalt oma asju, toob omale mingid mutred polte, et sellest midagi teha, siis see on omal kulul vedu. Aga seal läheb veel detailsemaks see asi kuidagi, mis hakkab tekitama niisugust segaduse momenti. Vaatame veel. See tähendab, et ettevõte veab iseenda kaupa, iseenda sõidukiga, et seda kasutada oma töös, seda kaupa. Kasutab seda kaupa oma töös, oma tootmises või oma sisemistes tegevustes. Mitte ta ei vea seda kaupa kliendile müümiseks kui veoteenusena, kaasa arvatud ka kauba toimetamine kliendile ehk transport kauba hinnaseis. Et sellest tuleb nüüd hakata vaikselt siin aru saama. Euroopa Liidu määrus on olemas ka 1072-2009 artikkel 1 ja lõige 5 ütleb, mis on omal kulul vedu. Ja nüüd pange tähele,
Pange tähele, sest see on väga oluline. Veos peab kuuluma ettevõttele, seal on 5 punkti, mis on vaja siis nii-öelda kõik täita. Kõik need 5 punkti, mis siin praegu kirjas on, peab olema täidetud, siis on tegemist omal kulul veoga. Veos peab kuuluma ettevõttele. Oma kulul veo puhul veab ettevõtte kaupa ainult oma töö tegemiseks. Oma töö tegemiseks, mitte ta ei vea kaupa klientidele laiali. Kaup võib liikuda ettevõttest välja või ühest ettevõtte asukohast teise, aga eesmärk peab olema ettevõtte enda töö, mitte veoteenuse osutamine. Nüüd see on minu arust kõige olulisem punkt, millest hakata vaikselt seedama iseenda jaoks. Sõidukit peab juhtima ettevõtte enda töötaja. Sõiduk peab kuuluma ettevõttele või olema renditud ettevõttele kuskil. Veoteenus ei tohi olla ettevõtte põhitegevus. Ja siis peab olema lisategevusala. Ja tõendusmaterjalis, kuidas seda hakata nüüd kõike tõendama, see on hästi oluline ja selleks on loomulikult veodokumendid, mida ka tee peal politsei kontrollib. Ta kontrollib, kas saatja on sama, saaja on sama, vedaja sama. Need on esimesed asjad, mida siis kontrollitakse kõigepealt. Et politsei hakkab tee pealt kontrollima dokumentide alusel ja see saab määravaks tihtilugu. Ma tõin ka sellest konkreetsest määrusest koopia, lõikasin selle teksti siia. Nii et te võite panna korra video kinni ja lugeda see ilusti rahulikult läbi. Omal kulul vedu on kõik see, kui sinu vedu vastab kõikidele nendele punktidele. Vaadake see teine punkt, reisi eesmärk on veose vedamine ettevõttesse või ettevõttest või veose ettevõtte sisene või väline ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks. Ja nüüd siin võib hakata tekkima see olukord. Ma olen täiesti veendunud, et hakkab tekkima olukord, kus politsei arvab ühte ja ettevõtja arvab teist. Ehk tekib hall ala, tekib vaidlusalune koht, tekivad potentsiaalsed riski ja trahvikohad. Kuidas seda ennetada, kuidas seda vältida, see on väga oluline asi. Nii et neid variante B-kategoorial, milliseid töid tehakse, võib olla väga erinevaid, sest ka kaubikute maailm selles vallas on ju täiesti uus, meie jaoks samamoodi. Ja minu soov oleks see, et kui teil tekivad ideed, mõtted lähevad käima, siin tänast seda veebiseminari videot vaadates, siis andke meile teada, millega te täpselt tegelete, kuidas teie töö välja näeb ja me uurime siis välja. Nii et see välja uurimine ongi meie töö. Saame anda teile selle küsimuse ja vastuse. Nii et omal kulul vedu on välistatud tegevus, mis on väga oluline teada. Aga kui sa tead kindlalt, et pääsu pole, sinu jaoks on selge, sa tegeled rahvusvahelise transpordiga, omal kulul vedu ka ei ole, järgi jääb see, et sa pead hakkama siis sõidumeerikut kasutama ja siis see 1. juuli 2026 on sinu jaoks hästi oluline. Milleks siis valmis endast panema peab? Ja valmistamine ongi just siin õige sõna, et täna on aega veel pool aastat selleks, et ennast valmis sättida. Sa pead teadma, et siis sellest kuupäevast alates rahvusvahelist vedu enam ilma sõidumeerikuta teha ei saa. Kui sul on kaubik juba täna olemas, vanem näiteks, siis sa pead sinna peale paigaldama digitaalse sõidumeeriku. See on Smart 2 sõidumeerik, kõige uuem variant peab olema, vanemad ei sobi. Alles hiljuti olid väga suur sõidumeerikute ümbervahetamise laine veoautodel ja bussidel, mis rahvusvahelist transporti teevad. Sõidumeerikud jääb väga palju üle, sulle võidakse pakkuda mingisugust vana sõidumeerikut, aga vanad sõidumeerikud ei kõlba, sest rahvusvahelist transporti võib täna teha ainult Smart 2 sõidumeerikuga, ainult.
Siis juhid peavad endale taotlema digitaalse sõidumeeriku juhikaardid Transpordiametist. Mingi 40 või 50 eurot, seda saab teha. Selleks mingit spetsiaalset koolitust läbima ei pea. Nii et kui ta täna kaubikuga sõidab, siis ta võib selle vabalt ära taodelda. Ettevõte peab taotlema ettevõtte kaardi. Ettevõtte kaart saab taodelda Transpordiametist ja ettevõtte kaart on selline nii-öelda kollast värvikaart, millega siis saab sõidumeerikuid lukustada ja oma andmeid alla laadida meerikust. Siis sa pead teadma, et sa pead korraldama juhikaartide ja digitaalse sõidumeeriku andmete perioodilist allalaadimist. Juhikaardid tuleb laadida iga 28 päeva tagant alla ja digitaalne sõidumeerik iga 90 päeva tagant. Sellest ei pääse. Kui need on tegemata, on võimalus trahvi saada. Teostada peab töö- ja puhkeaja reeglite ja sõidumeeriku õige kasutamise üle kontrolli. Ehk siis transpordiettevõte peab olema teadlik, kas sõidumeerikut kasutatakse õigesti, kas töö- ja puhkeaja reeglid täidetakse õigesti. Ja see käib digitaalsete sõidumeeriku failide kaudu, see kontroll. Samasugust kontrolli pead sisuliselt tegema nagu politsei või tööinspektsioon teevad. Andmed töö- ja puhkeaja kohta tuleb säilitada vähemalt 1 aasta. Peamiselt siin ongi tegemist nende sõidumeeriku ja juhikaardi alalaetud failide ka. Sa pead olema valmis politsei kontrollideks, mis tee peal tehakse töö- ja puhkeaja kohta, sõidumeeriku kasutamise kohta ja seda tehakse kuni 56 päeva tagasi. Nii et see on kohutav mingis mõttes, et politsei peab su kinni ja ütleb, avastab, et 50 päeva tagasi oli mingisugune rikkumine ja sellest võib saada trahvi. Seda ei tohi lasta juhtuda. Nii et see ongi nagu kõige olulisem asi tegelikult lõpuks. Sa pead olema valmis tööinspektsiooni kontrollideks ettevõtteks ja ettevõttes nad võivad tulla ja kontrollida kuni 1 aastat töö- ja puhkeaja andmeid. See on väga pikk aeg. Ja sellega tuleb tegeleda tõsiselt. Koolitada välja autojuhid, kes siis sõidavad nende kaubikutega, kuid puudub meeriku kasutamise kogemus. Enamus rikkumisi tekibki meeriku ebateadlikus kasutamisest. Neid annab ära hoida läbi teadliku koolituse. Ja pead olema ka teadlik sellest, et sõidumeerikut tuleb iga 2 aasta tagant taodelda. Kui taotlemine tegemata, unustatud ära, siis jälle trahv. Trahvi võimalusi hakkab tekkima siin nagu murdu. Töö- ja puhkeaja reeglid on uued piirangud. Võtame seda asja niimoodi. Siin hakkavad piirama paika pandud sõidu- ja puhkeajad. See on juba mängu muutev maailm. Sa pead arvestama, et maksimaalne järjestikune sõiduaeg on 4,5 tundi. Siis pead tegema pausi 45 minutit või selle asemel 15 ja 30 vastavalt teatud reeglite järgi. Neid kõike saab õppida, selleks veel kiirustama ei pea. Päevane maksimaalne sõiduaeg 9 tundi, 2 korda nädalas 10 tundi. Sa ei saa sõita enam 24/7. Saad sõita ainult 9 tundi. Kui kaugele selle ajaga jõuab, on küsimus. Iga nädalane maksimaalne sõiduaeg on 56 tundi, kuid 2 järjestikuse nädala sõiduaeg on 90. Kui sa ühel nädalal sõidati 56 ära, siis teisel nädalal saad sõita 90 miinus 56, see on 34 tundi. Peab hakkama neid arvestama. Ööpäevane puhkepaus, ilma milleta sa ei saa, tekivad rikkumised, on 9 tundi pausi, 11 tundi pausi, 3+9, erinevad variandid. Iga nädalane 45 tundi või vähendatud 24, aga siis tuleb see vähendatud osa kompenseerida 3. nädala lõpuks. Teatud reeglid, väga konkreetsed reeglid. Öötöö piirang, laeva erand, 2 juhiga sõidu erisused. Kõike need tuleb teada ja selles maailmas on väga palju veealust maailma. Oi kui palju. Autojuhid räägivad ühte, politsei räägib teist, firmajuht räägib teist, 3. logistik räägib 4, koolitaja räägib üldse 10. asja. Väga huvitav maailm. Õnneks Smart 2 digitaalsetel sõidumeerikutel on ikkagi tänapäeval peal
planeerimissüsteem, mis aitab sul töö- ja puhkeaega ilusasti planeerida. Sa oled oma asjadega kursis. Ja need, kellel on uued sõidumeerikud peal, nende risk saada trahvi või risk kõrvale kalduda reeglitest on palju väiksem kui näiteks vanemate sõidumeerikutega. Uuemad on juba abimehed küll, ütleme niimoodi. Dokumentatsioonid on kui tõendusmaterjali. CMR, rahvusvahelise kaubaveo saateleht, see peab olema täidetud ilusti. Ja täidetud peavad olema nagu nii hästi, et ükski asi ei jääks täitmata. Ja kui sa näiteks midagi jätad CMR-il tegemata, siis võib kaasneda sellega jälle suur trahv, tuhandetesse eurodesse ulatuv trahv. See on kõik bürokraatne, aga nii on. Tõendada tuleb ära ka omal kulul vedu. See ei ole niimoodi, et lihtsalt ma teen omal kulul vedu ja võtan koorma peale ja pärast räägin seda. Ei, sa pead konkreetselt esitama tõendeid, politsei peab sellest aru saama. Aha, see on omal kulul vedu, sõitke edasi. Lihtsalt jutuga kuskil Poolas või võõras riigis praktiliselt oled kaotanud. Kabotaasi ja cross-trade vedude puhul on vajalik lähetustõendi ja lähetusdirektiivile vastavus, kui niisugust asja üldse tuleb sul ette. Seda ma väga palju ei tea, kui palju teil sellist kabotaasi ja cross-trade üldse kaubikute maailmas ette tuleb. On olemas niisugune nagu IMI-süsteem, postingdeclaration.eu, seal tuleb luua konto, tuleb luua lähetustõendid, need juhtidele kaasa anda. Sõidumeerikute salvestised on dokumentatsioon ehk tõendusmaterjalid, TDD-failid, juhikaardid, meerikust. Politsei ja tööinspektsioon kontrollivad neid ja nemad teevad seda tahoskangut tarkvaraga. See automaatselt näitab ära rikkumised, kõik asjad. Kui toimuvad kõrvale kaldumised reeglitest, siis tuleb teha väljatrükid. Väljatrükke tuleb säilitada 56 päeva sõidukis, aasta aega firmas. Ja ära ei saa unustada ka muidugi veoloa ärakirja. Ehk siis kui on tegemist tasulise veoteenusega, siis tegelikult juba 21. maist aastast 2022 on ka B-kategooria kaubikutel vaja omada veoluba ja veoloa ärakirja. Seda on ka vaja. Aga tegelikult need on niisugused nii-öelda bürokraatilised asjad, tehnilised, mis tuleb täita, milleks peab olema teadlik, milleks peab olema valmis. Aga kõige olulisem on see, et milleks tegelikult tuleb valmistuda, see on niisugune vaimne valmis olek. Sellepärast, et töö- ja puhkeaja maailm, sõidumeerikute maailm on see, mida kontrollitakse politsei poolt tee peal. See on üks nagu lihtsamini kontrollitava asi. Nii et uued riskid hakkavad tekkima. Ja ütleks niimoodi, et politsei kontrollib tee peal, et siin elu näitab seda, et mingit inimlikkust eeldada politseilt ei tasu. Et kui sa oled teinud mingi väikese eksimuse, et küll ma siis ära räägin. Ei, usu mind, praktiline kogemus veoautodega näitab seda, et kõige rohkem tekib autojuhtidel just nimelt unustamisest ja selliseid nii-öelda tõeliselt pisiformaalseid rikkumisi nii öelda, mis on tekkinud oskamatusest midagi kasutada või mingi aeg saab läbi ja jõudnud õige aega ära teha midagi või läks meelest või inimlikud asjad. Aga tegelikult politsei jaoks on nad niisugused nagu nii-öelda rasked rikkumised ja suured trahvid võimalik igasugustest asjadest välja pigistada. Näiteks riigi täis hommikul või õhtul sisestamata sõidumeerikusse jäänud käsitse kannekaardi sisse panekul tegemata suured trahvid. Tegevuse sümbol näiteks sul on voodimärgi peal, siis hakkad autot puhastama. See peab olema haamrite peal see tegevus, aga ei vasta sellele. Nii et need on kõik niisugused pisiasjad, aga politsei pidevalt jälgib ja just need pisiasjad on need, mida ta suudab kõige lihtsamini avastada. Nad ei suuda avastada päris rikkumisi, aga just nimelt pisiasju. Ja lõpuks need pisiasjad ongi need, millest trahvi saab. Aga need pisiasju on kõik võimalik ära hoida. Seda me õpetame meie koolitustel. Nii et pisemgi puudus dokumentatsioonis väga suur trahv. Näiteks sul on lähetustõend vaja kaasas hoida, seda pole. 6000 eurot trahvi Rootsis, igapäevane ju asi, igapäevane asi. Et trahvi ei saa mitte politsei käest autojuhid, vaid ka ettevõtted ja suuri trahve. Et tasub olla selleks valmis.
ja praktika on see, et enne edasi liikuda ei saa, kui trahv on makstud. See on tavaline asi. Kaubikujuhid ja veoautojuhid, parklad on silmini täna juba veoautosid täis. Mis seal nüüd toimuma siis hakkab, kui need lademetes neid kaubikuid hakkab sinna minema? Kas nad võtavad veoautojuhtide kohad ära? Mis siis saama hakkab? Selle peale peaks mõtlema. Kas magamistingimused on tagatud? Autojuhid, veoautojuhid, nendel on suured voodid veokates olemas. Poolast pärit kaubikutel on niisugused magamiskongid olemas. Aga kui tegemist on tavalise kaubikuga, kus puudub magamisase, kas ma seal välja puhata saan? Või saa? Või pean minema hotelli? 24/7 sõitmine on lõppenud. Kui panen kõik selle asja paberi peale, kas see üldse ära tasub? Niimoodi. Selliste pausidega. Võib-olla peaks hakkama mõtlema selleks, äkki kaubik enam ei tasugi ära, et peab hakkama veoautoga sõitma, saab rohkem kaupa peale võtta ja võib-olla siis kuidagi mingit asja läbi mõtlema hakkama. Millised on kaubiku või veoauto eelised? See tuleks nagu omal praegu läbi mõtle, pool aastat on aega. Võib-olla tasu üldse seda tehagi enam kaubikuga. Mis on kaubiku eelised veel alles jäävad? Praegu on see koht, kus kõike seda arvestades tuleks seda hakata läbi iseendal firmas mõtlema. Ja kas täiendavad kulutused sõidumeerikutele ja kõikidele nendele asjadega saavad nagu kaetud? Kas hinda tuleks tõsta? Kas selle hinnaga, millega ma täna teen tööd, üldse enam tasub ära? See on ju põhiküsimus. Ettevõtte ellujäämise osas. Mis saab? Neid küsimusi on muidugi väga palju. Mis meist saab, millised variandid, kuidas? Meie praegu kogume erinevaid küsimusi just nimelt selleks, et siis avaldada need küsimused vastuste näol teile kõigile. Veebiseminaril me saime 6 lehekülge küsimusi, nii et peatselt tulevad küsimused ka laivi. Aga põhilised küsimused, mis on läbi käinud, on siis näiteks, kas autojuht peab läbima ka ametikoolituse kood 95. Selle küsimus on see, et ei pea. Tänasel seadusandluses pole mitte kusagil kirjas, et see autojuhi ametikoolitus peab olema läbitud. Kuid väga vajalik on, et autojuht tunneks töö- ja puhka reegleid ja oskaks sõidumeerikut kasutada. Nii et see on ääretult tähtis oskus. Kas ööpäevas puhkeperioodi saab veeta sõidukis, kui puudub magamiskoht? Vanasti oli selline seaduse tekst, et ööpäevas puhkeperioodi, mis see ööpäevane puhkeperiood on, saab veeta sõidukis, kui selleks on magamiskoht ja auto ei liigu. Täna, kui vaadata seadusandluses teksti, siis mitte kusagil pole kirjas, et ööpäevas puhkeperioodis sõidukis veeta ei või. Seega, mina arvan, et see on uus nagu suund, mida tuleb jälgida. Kui öeldakse, et ööpäevas puhkeperioodi sõidukis veeta ei või, siis selleks peab olema hotell. Ja võib-olla kõik need öised pausid tulebki teha siis hotellides. Täna aga, vaadates seadust, siis määrus 561 ei sisalda ühtegi punkti, mis keelaks ära ööpäevase puhkeaja veetmine sõidukis, kui seal puudub magamiskoht. Nii et ma usun, et see on uus hall ala ja see praktika hakkab just eriti politsei kontrollidest ja Euroopa Liidu juhistest selguma, mis sellisel juhul siis teha. Võib-olla peab soetama sellised kaubikud, millel on magamiskoht ka olemas. Kas sõidumeeriku paigaldamisega piiratakse ka sõidukiirust 90-ni, nii nagu veoautodel? Ei. Kaubikute sõidukiirused on vastavalt kaubikutele ette nähtud ja veoautodel on üleüldine kiiruse piirang 90 km tunnis, aga see ei puuduta kaubikuid. Nii et kui on 130-ga lubatud sõita, siis kaubik võib 130-ga sõita. Väga oluline ainult see, et kiirus salvestatakse sõidumeerikus ja kui kaubik teades, et tal on 9 tundi lubatud sõita, sõidab 90 alas 180-ga, siis seda on näha.
ja selle eest võib ka trahvi välja kirjutada mõnedes riikides. Kas vanale kaubikule saab ka meerikut panna? Saab ikka. Ehk siis siin ongi see aeg, et kui sa ei plaani kaubikut välja vahetada, siis kõik on võimalik. Ma uurisin meeriku taatleja digimeeriku käest järgi, nad ütlesid, et kõik on võimalik, aga palve on selline, konsulteeri aegsasti. Mine juba täna või homme, võta meeriku taatlejaga ühendust ja tuleb üle vaadata, kuhu see meerik üldse panna, mis selle maksumus võiks olla, mis tehnoloogilised lahendused sinna üldse sobivad. Nii et kindlasti saab. Siis mida kohe teha? Et mida kohe siit seda video vaatamist tasuks teha, on see, et vaadata siis üle, et kui palju teil kaubikuid uue nõude alla läheb, mõelge asjad ilusti läbi. Kuhu panna see sõidumeerik? Mina soovitan otse pöörduda sõidumeeriku firmasse Digimeerik OÜ ja hakata juba asju planeerima. Kas või minna selle kaubikuga sinna kohale, et sõidumeerik peab olema siis nagu sellise koha pealt, kus on nagu, sa näed ka, mis tema display peal nagu ta näitab sulle. Minu kindel soovitus on meie koostööpartner Digimeerik OÜ. Miks? Sellepärast, et on taatlejaid Eestis, kes on neid Smart 2 sõidumeerikuid veoautodele pannud ka peale, aga väga vähe. Ja see väga väike kogemus võib põhjustada vale seadistust, valet paigaldust. Ja Digimeerik OÜ-sse, kes on siin Eestis juba paigaldanud tuhandeid sõidumeerikuid, nende juurde on pöördunud väga mitmed kliendid ja sellepärast, et sõidumeerikud on näidanud midagi valesti, nad on tegelikult paigaldatud valesti. Ja Digimeerik OÜ on pidanud need kümnetes ja kümnetes need sõidumeerikud ümber taatlema, ümber programmeerima. Ärge vahetage sõidumeerikuid seal. Ütlen seda veel kord, ärge vahetage sõidumeerikuid või ärge paigaldage sõidumeerikud seal selles firmas, kes omab vähe kogemus. Näiteks firmas, kelle põhitegevus üldse see meerikute paigaldamine polegi. Tegeleb mingite rehvide müümistega või asjadega. Vältige neid kohti, kindlasti. See peab olema professionaalne. Ja sõidumeerikute vahetamine kaubikutel on veel keerulisem, veel tehnilisem, veelgi täpsem protseduur kui veoautodel. Sellega ei tohi alt minna. Nii et siin kogemus maksab. Digimeerik OÜ on selle koha pealt nagu the best choice. Töö ja puhkeaja kontrolli tarkvara valik. Tahoscan kindel soovitus. Tahoscan programmiga sa näed täpselt seda, mida politsei. Ole ise oma politsei. Enneta ja ära lase endale trahvi teha. Tahoscan võimaldab seda. Iga tark inimene teeks selle valiku. Autojuhid peavad ka aru saama, et mis nende juhikaartidel toimub. Selleks on hea lahendus Autocert Taho mobiiliäpp. Tõmbad äpi endale mobiili, paned kaardi sisse ja vaatad, kas rikkumisi on, kas kõik on korras või mitte. Väga lihtne. Ja samal ajal sa firmas, kui sul on mobiiliga alalaetud, ülemus võib seda Eestis kohe samal ajal ekraani pealt vaadata. Saate plaani pidada, saate nõu pidada ja sul on allalaadimisnõue täidetud. Super. Ilma selleta sa kompad pimeduses. Ilma selleta, et ma tean ise, mis mul sõidumeerikul näitab, kas rikkumisi on või ei ole, kontrollib seda politsei teel ja siis järgneb tavaliselt mingisugune trahv. Ja siis mehed räägivad, see on nagu õpid tee peal. Meie sellise lähenemisega ei ole. Me ei lase politseile ühtegi rikkumist endale ära teha. See on meie eesmärk. Siis andmete allalaadimised tulevad ära teha meerikust juhikaardilt. Nendeks on väga palju erinevad lahendusi. Telemaatikasüsteemide pakkujad, sõidukite müüjatel on oma tehnoloogilised võimalused või näiteks mingi seade. Lihtsalt ostad mingi seadme ja sellega siis laed need kaardid alla. Meie müüme ise Taho Reader Combo Plussi, aga neid lahendusi on veel. Siis kindlasti viige ennast kurssi töö ja puhkeaja reeglite ja süsteemiga ettevõttes, kuidas see peab olema ettevõttes korraldatud, et millised need töö ja puhkeaja reeglid üldse on ja kõik see.
Selle kohta on infot meie kodulehe peal palju, aga mujalgi. Väga hea asi on Tööinspektsiooni töö- ja puhkeaja käsiraamat, soovitan seda. Kindlasti jälgige uudised autosert.ee lehe peal, Facebookis, see on uus teema, seda infot tuleb järjest peale. Kindlasti soovitan osaleda sõidumeerikute kasutamise koolitusel B-kategooria kaubiku juhtidele ja meil on selline koolitus tulemas 27. jaanuaril Tallinnas, 3. veebruaril Tartus ja loomulikult enne seda 1. juulit ka riburada pisi tuleb neid koolitusi juurde. Ja kui te näete seda pilti siin praegu, siis vaadake kõik siin, kes koolitusele tulevad, kõikidele me anname oma enda sõidumeeriku õppesimulaatori, sest see õpe on väga praktiline. Nagu me ennist rääkisime, meil on neid sõidumeerikute simulaatoreid hästi palju ja see tagab koolituse praktilisuse. Ehk siis sa ei pea oma bussis, kaubikus hakkama katsetama ega testima. Selleks on meie klassiruum kõrgtasemel sisustatud. Ja me oleme olemas. Ehk siis tõin siia slaidi lõpuslaidiga Siim Truusalu kontaktid Digimeerik OÜ-st. Ja Siim on siis mees, kes jagab sõidumeerikutest ja tehnilise osa pealt vahetamistest, kõigest sellest tehnilistest lahendutest kõike siin Eestimaa peal. Nii et nii mina kui ka Siim oleme teie jaoks olemas, kui teil on küsimusi seoses sõidumeerikutega, töö- ja puhkeaja reeglitega või kaubikutega, milliseid asju panna, siis meie poole pöörduge kindlasti julgesti. Jätke see meelde. Olemegi siin jälle juba lõpus. Ehk siis minu eesmärk oli anda teile praegu selline esimene suurem suund, kuhu poole vaadata, kuhu areneda, mis asjad tuleks nii-öelda läbi mõelda oma tegevuses ja kontaktid, kelle poole pöörduda, kus kohast nagu abi saab. Ärge jätke kindlasti meerikutega seonduvat viimasele minutile, sellepärast kui 1. juuli hakkab kätte jõudma, kõik hakkavad seal neid oma meerikuid vahetama, siis see tähendab ainult ühte. Hinnad kasvavad ja järjekorrad pikenevad ja kui sul on vaja kaupa vedada, siis sa ei olegi saanud meerikut paigaldada. Ja võib-olla pead sunniviisiliselt kuskile sikse koha peale minema, kus paigaldatakse seda niimoodi poolenisti vastu tahtmist ja ilma õigete pädevuste ja kompetentsideta. Nii et seda ei tohi lasta juhtuda. Küsimuste korral kirjutage kontaktidele ja katsume teid nii palju abistada, kui vähegi oskame. Igal juhul ma tänan teid kuulamast ja kohtume kindlasti jälle. Kõike head!